hakkame pihta ja alustavad meil naised. Selles suhtes, et muidu meil on Kati Rannamees, on meil õhtujuht, aga ta on ka innokas sportlane, siis ta tahtis ka tulla tõstma, nii et mina asendan teda nii kaua, kui Kati ja naised on ära võistlenud, siis jätkab Kati ja temal läheb see võib-olla jutt veel paremini. Katse loeb 40 kilo. Kati Rannamäe. No nii, ja nüüd on Virge. Katse loeb 40 kilo. Anne-Mari Matsi 59,5 kilo. Ergutame! Katse loeb 59,5 kilo. Väga tubli. No nii, ergutame Marika. Teine katse. Katse loeb 67,5 kilo. Rahulikult, rahulikult. No nii, tuleb. Ai! Selline on see Eesti naise sitkus. 3 korda proovib, ei saa ikka. Väga tubli. Teeme aplausi. See on Kati esimene võistlus. Virge, nüüd on Virge ja Kati seis on tasavägine. Kui Virge tõstab selle raskuse, siis Virge võidab Katit ja saab 3. koha. Katse loeb ja sellega Virge kindlustas endale poodiumi 3. koha. Aplaus! No nii, nüüd meil on jäänud viimased katsed ka Marikal ja Anne-Mari Matsil. Eelmisel aastal Anne-Mari jäi esikolmikust välja ja Marika sai tulemuseks 65, mille ta ehk järgmise tulemusega ületab. Läheb üles, elame kaasa! Väga suurepärane tulemus, 3. tulemus ja 3. katse ja see õnnestus ja läheb kirja 62 kilo. Marika, me usume sinusse kõik ja me elame kaasa ja nüüd läheb Marika sooritama oma 3. katset, milleks on 70 kilo ja elame kaasa. Marikal peab see tulemus tulema 70 kilo, mis tähendaks seda, et eelmise aasta tulemus lüüakse 5 kiloga üle, mis on päris suur saavutus. Kohtunik andis stardi ja elame kaasa. Plaksutame, elame kaasa. Marika läheb ülesse. Ja ilus tõuge ülesse, tuleb. Läheb. Ei, see tuleb ülesse veel. Marika võtab tõmba korra hinge ning seejärel ründab uuesti 70 kilo. Marikal on esimene koht käes, kuid milline sportlane tahab leppida vähema kui parima tulemusega? Kodus puhkad, nagu rammumeestel on kombeks öelda. Ja läheb üles, elame kaasa. Tuleb! Nii, ja tulemuseks 65 kilo ja teie ees on tänase päeva võitja. 67,5, vabandust. Ja 67,5 kilo lausa. Ikkagi sellegi poolest Marika ületas eelmise aasta tulemust täitsa 2,5 kiloga. Nii et taaskord parandati tulemust. Kuid järgmisena lähevad noored.
esimesena peaks minema siis Kalev Mettus, kes lasi panna peale 95 kilo. Kalev tuleb üles ilusti rinnale ning ääretult oluline tõuge ülesse ja käed on lukus ja suurepärane. Kalev, aplaus sulle. Kalev on üle teinud oma tänase esitusega ikkagi kahekordselt oma eelmise aasta tulemuse. Ja nüüd läheb Markus Tank 100 kilot ründama. Kui ta selle ära teeb, on ta hetkel Eesti rekordi omanik. Kuid seda tuleb ründama ka kohe Janari Kass tema järel. Elame kaasa ja tuleb ülesse. Läheb mehed ülesse. Läheb Markuse ja on rinnal üles. Super, Eesti rekord on sündinud. Suur aplaus. Hetkeseisuga Eesti rekordi omanik, kuid järgmisena läheb palki tõukama Janari Kass. Aga Janari läheb nüüd. Vaata, kas Janari pakub sulle konkurentsi siin. Ja läheb ülesse. Oi, toore jõuga suruti see praegu ülesse. Ja kas siin on täpselt sama süsteem, kohtunik, et kaalu järgi vaadatakse, et kui mõlemad mehed on 100 kilo üles tõstnud, siis võidab see, kes on kergem, eks ole? Ja nii nagu naisteski oli. Sellepärast me kaalusimegi kõik võistlejad alguses ära. Kui jääb sama tulemus, näiteks poistel jääb 100 kilo, siis võidab see, kes kaalus vähem. Ja sama on Eesti rekordi kirjaminekuga siis, eks ole? Täpselt nii. Ja elame Kalevile kaasa, sest ta on absoluutselt kõik 3 katset tõstnud üle oma eelmise aasta võidu tulemuse. Ja läheb Kalev ülesse. Tuleb. Ei anna alla. Kodust puhkad. Teie arvamust ma enam ei küsi. Teid ma ei küsita. Kalev, suurepärane. Ja muideks, hetkel, täpselt nii, Eesti rekord. 102,5, sest Kalev tõukas selle puhtalt sellepärast üle, et saada Eesti rekord enda nimele. Päris põnevalt on läinud noorte võistlus, et järjest on tehtud nüüd Eesti rekordit ja vaatame, kes selle lõpuks enda nimele vormistab. Kas uus võimalus siis rekordit purustada on alles järgmine aasta siis samas Toilas? Toilal on au olla see Eesti rekordi püstitamise koht ja täna on vähemalt noored saanud sellega hakkama. No nii, Markus Tank on valmis minema. Kui Tank tõstab 105 kilo üle, on taas kord rekord tema nimel. Davai, Tank läheb ülesse. Elame kaasa. Markus, palun, tõsta see nüüd üles ära. Mehed elavad üksteisele kaasa. Tuli ära! Suurepärane tõuge. Milline võistlus on meil juba alanud rekordite lihtsalt sajuga. Järjest mehed löövad üksteist üle. Ja nüüd on Janari Kask. Janari Kask tuleb järgmisena. Ja nagu ma mainisin, kuna mehed on siin teinud järjest rekordeid üles, siis 4. katse. Kuna mehed, kui nüüd Janari peaks ka 105 üles tõstma, siis ilmselgelt mitte kumbki neist ei lepi selle tulemusega, vaid püütakse veel tõsta seda parimat. Ja tuli ära! Täiesti lõpuuskumatud mehed. Ja kuna tegemist on rekordikatsega, siis tegelikult praegu peaks võistlus lõppema, kui oleks tegemist rekorditega. 3 katset
kuid mõlemad noormehed saavad ka 4. katse, ehk siis tegemist on rekordi taaskordse purustamiskatsega. Ja eks ole nüüd näha, kumb mees peale jääb. Ja Kalev ei ole ka mees, kes annaks alla. Kalev läheb 107,5 kilo samamoodi tõstma. Ja Kalev on ennast vihaseks ajanud. Kõik halvad mõtted on kokku koondatud. Ja läheb Kalev. Ja läheb põlvedel rinnal. Rahu. Nii, korraks. Öeldakse, et hinga, tõmba hinga. Sul on aega. 30 sekundit aega. Ja vihane ole kellegi peale nüüd. Läheb ülesse põlvedel. Oi, kui võimsad. Super, Kalev ülesse. Kodus puhkad. Janari jõudis veel naerda seal palgi all. Nii, üks korralik tõuge Janari poolt. Elame kaasa Janarile. Eesti rekord on palgil. Aega on veel. Kerge hingetõmbe paus. Puhka, hinga. 30 sekundit öeldi, et on veel aega. Tegemist on Eesti rekordiga. 107,5 kilo. Läheb üles. Läheb ülesse, Janari, tõuge, korralik tõuge. Ei ole see päev täna. Aplaus Janarile. Janarile läheb 105 kilo kirja. Kui Markus Tank nüüd suudab selle tulemuse üle lüüa, on tema Eesti rekordi omanik. Kui seda ei juhtu, siis võidab Janari Kask. Sellepärast, et ta kaalub kõikidest nendest võistlejatest vähem. Nii, elame nüüd kaasa. Ja Markus läheb. Elame kaasa, tuleb üles ära. Markus läheb. 107,5 kilo. Üles, läheb. Uskumatu mees. Aplaus Markusele. Tõeline tank, tõeline Eesti mees. Fantastiline. 107,5. Nüüd saame talle panna tiitli juurde Eesti meister. Palju õnne sulle, Markus, suurepärane. Markus, kas sa ise ootasid, et selline tulemus võiks täna tulla? No ma mõtlesin, et ma piirdun 105-ga. Aga oled sa trennis üle 105 suutnud varem ka tõugata pea kohale? Tead, ma ütlen ausalt, ükskord ma käisin siin meestega koopas ja siis oli närv nii suur sees, et isegi sott ei tulnud ära. Ja siis ma nüüd kartsingi, et äkki nüüd juhtub sama. Aga Markus, mul on selline küsimus, kui palju reaalselt rammuspordis siis, kui sa ütled, et seal ei tulnud isegi sott ära, et närv oli sees, et kui palju selline vaimne valmisolek ikkagi mõjutab sellise tulemuse saavutamist? Ei no, ma ei tea, kuidas teistel, aga mul on eriti tähtis see, et ma suudaksin vihaseks minna. Mis sind vihaseks ajab? Jah, just see mõte, et ma pean võitma. Seega meil on ikkagi suured võistlejad hingelt ka koha peal ja tegelikult on ka vaimne pool on ääretult oluline.
ootab ja Tarvo Vainula läheb seda proovima ja aplaus sulle, elame kaasa. Kohtunik tõstis käe. Elame kaasa, me oleme kõik selleks siia tulnud, et talle ka kaasa elada. Aega on veel, et hetk hingetõmbeks ning seejärel uus katse. Jäänud on 30 sekundit. Ja läheb, elame kaasa, tuleb ära, lükka, suru! See oli esimene katse. Raskus on valmis. Võistleja on kohal. Ja elame kaasa. Kaljapulk on kogenud võistleja. Vaata, mis see tulemuseks tuleb. Läheb ülesse. Tõuge ja üleval olemas. Kohtunik annab nõusoleku, et see katse loeb ja 95 kilo on palgil üles tõstetud. Ja 100 kilo läheb siis meil ründama praegu Raido Kangro. Ootame sind siis palgi juurde ja valmistuvad Alar Lõhmus ja Kristo Rääbis. Ja üks katse veel tuleb kohe siit. Jalatõuge ja läheb üles, suru ära. Ei loe. Ja katsume selle palgi alla saata. Pea peale palki panna ei tohi. Ja põlvedel kiirelt rinnale ja ilus tõuge üles ja olemas. Ja Kristo Räävis on esimese katse edukalt sooritanud. Ja nüüd järgmisena läheb siis Alvar Lõhmus. Valmistuvad siis Brett Jukson, Ulval Vahter ja Kristjan Puusepp. Katse loeb. Nii ja kui Ulvar on ära tõuganud, siis läheb järgmisena Kristjan Puusepp ja kolmandana Brett Jukson. Elame kaasa, Ulvaril esimene alglaskus ja tuleb üles, tõukab ära. Suurepärane. Ja tuli üles, suurepärane. Katse loeb ja Brett Jukson. Kui Brett Jukson on tulemuse kirja saanud ja oma algraskus üles surunud, siis läheb järgmisena 130 kilo palgile. Brett on valmistumas katseks ja tõuseb pall. Elame kaasa ja Brett surub üles. Toore jõuga tuli üles ära. 120 kilo. Järgmisena läheb 130 kilo palgile ning suruma tuleb seda Romekvelt. Taavi Toom paneb ennast samamoodi valmis, et 130 kilo suruda.
130. Taavi Toom. Ja läheb ülesse. Rahulikult alla, paneme, püüame rahulikult selle palgi tagasi maha saata. Taavi Toom sai siis üles 130 kilo. Tiit Kallavus oli eelmine aasta siis 3. Ja tõukas 155 kilo. Tiidul alles hiljuti oli vigastus, et loodame, et see teda ei takista suurepärase tulemuse saavutamisel. Tuleb üles ära, surume ära üles, läheb. Elame kaasa! Super! 135 kilo läks kirja. Elame kaasa, käed käima, läheb üles 135 kilo mehe algraskuseks. Palk tõuseb maast ülesse. Tuleb ära. Super, olemas, kiirelt ülesse. 135 kilo. Järgmisena palgile 120 kilo, palun. Nii, meil on palgi juures Markus Männik, 120 kilo. Hästi, tuli ära ülesse. Ja palun siis järgmine raskus ka. Nüüd läheb palgile taas 70 kilo ja Tarvo Vainula läheb seda taaskord proovima. Tarvo Vainula üles, elame kaasa mehele. Teine katse läheb, surub ära, lihtsalt tuleb ära, super. Ja katse loeb ning 70 kilo on kirjas. Valmistub järgmiseks katseks 102 tõukama Arvo Kaljapulk. Seejärel läheb juba 115 kilo palgile. Arvo läheb suruma 102 kilo pea kohale ja rinnale tõuseb see palk. Üles, surume! Tõuge! Läheb Arvo ülesse! Ja milline võitlusvaim mees ei anna alla, 102 on olemas. Kuid meil on nüüd valmis Alar Lõhmus 115 kilo. Hästi, super ja üks korralik tõuge. Ja üles tuleb. Kohtunik ütles, et katse loeb. Kristo Rääbis on palgi ees ja 120 kilo. Ja üks korralik tõuge ja üleval olemas. 120 kilo ja paneme mehed palgi rahulikult maha tagasi. Ja läheb üles, tõuge korralik ja olemas. Kohtunik loeb ära 125 kilo ja seda läheb ka Brett Siukson järgmisena proovima. Kas tuleb ka Bretis üles, kohe näeme seda. Tuleb ära üles, surub ära üles see Brett selle. Kangil on 125 kilo. 127,5 kilo ja Markus Männik loeb ära.
suurepärane. Kristjan Puusepp 130 kilo ja nüüd 132,5 kilo läheb. Nii, põlvedelt rinnale ta tuli, kas ta ka üles läheb, tõuge korralik ja olemas mees. Taavi Toom tõukas ära 132,5 kilo. Katse loeb, järgmisena 140 kilo ja Romek Velt läheb seda püüdma nüüd. Ja olemas. Aga järgmisena 145 kilo. Tiit Kallavus läheb tegema oma teist katset ja seejärel läheb Kaido Kuusik samamoodi 145 kilo. Tiidul läheb ilusti rinnale ja kas siit tuleb ta ülesse ja olemas 145 kilogrammi. Tiidul on veel 10 kilogrammi minna, et eelmise aasta tulemus korrata ja nüüd järgmisena läheb täpselt sama raskust tõstma Kaido Kuusik. Valmistub Tarvo ja siis ta läheb 75 kilo kangile, kuid Kaido on võimeline selle kindlalt üles tõukama ja siit ta tuli ära. Mees näitas, mis mees suudab. 145 kilo. Järgmisena läheb 75 kilo kangile. Suurepärased tulemused on juba nähtud siin täna. Teised võistlejad innustavad samamoodi, et läheb üles. Kaljapulk tõukab ära 107 kilo ja üles välja. Ilusti, elame kaasa. Nii, Arvo, küsimus sulle kohe, kui sa hambakaitsmed nüüd välja saad, siis mille taha tänase tulemuse? Miks 107 ikkagi üles ei tulnud? 102 juba tulin. Selle taha jäigi, selle 2 korda vaja teha ju. 102 oli vaja 2 korda teha, aga palju on sinu kõige suurem tulemus, mis sa oled palliga suutnud üles tõsta? 102. Nii et sa oleksid praegu oma rekordi üle teinud, eks ole? Ja viimane pingutus. Ja läheb põlvedele ja siit läheb üles. Läheb. Hästi, super, üles ta tuli. 117,5 kilo. 117,5 kilo. 125 kilo läheb järgmisena kangile ja seda on Kristo Rääbis ja Brett Siuks on proovimas. Ja Kristo Rääbis on valmis. Ja elame kaasa meeste viimased katsed. Markus Tank, miks ma ei näe sind plaksutamas kaasa elamas? Nii, sealt tuleb kõik. Tuleb üles ära. Ja kolmas katse surub ja loetakse. Super! Kuid ei, tänaseks on mehe ramm läinud varasemate katsete peale ja tulemuseks jääb Brettil sel korral 120 kilo. Kolmas katse Ulvaril, palk on rinnal. Tuleb ära, suru!
see oli nii lähedal. Katse ei loe, kuid aega on. Üks käsi ei läinud sirgu. 30 sekundit on aega. Puhka. Järgmiseks katseks valmistub Markus Männik ja see on 130 kilo, mis palgile läheb. Kolmas katse. Viimane võimalus, Ulvar. Elame kaasa. No nii. See oli nii lähedal, see tulemuse kirja saamine. Nagu te näete, on rammusport ohtlik. Raskused on suured, tasakaal kaob ära, võib õnnetus juhtuda. Markus Männik, 130 kilo. Läheb ülesse, rinnale on ta tõusnud. Surub ära! Olemas! Kohtunik loeb ära, läheb kirja tulemus 130 kilo ja mees ise on uhke oma tulemusele. Suurepärane. Järgmisena 135 kilo. 2 võistlejat seda raskust ründamas on Kristjan Puusepp ja Taavi Toom. Käed käima, elame kaasa, viimane katsemeestel ja põlvedele on tulnud see ja kas tuleb ülesse, kohe selgub. Elame kaasa. Kui lähedal. Viimased katsed, mehed on viimse piirini kaalud ajanud. Ettevaatlikult. Nii, Kristjan on oma võistluse lõpetanud, 3. katse on tehtud ja 135 kilo kahjuks üles ei tulnud. Võistlane on valmis. On. Taavile elame kaasa. Esimene võistlus, viimane katse sel aastal. Rinnale ta tuli ja kas jõuab üles, tuleb. Ei, üks käsi ei läinud sirgeks ja Taavi loobub. Väga hea tulemus, 132,5 kilo jääb Taavile ja järgmisena läheb juba Tiit Kallus, 150 kilo läheb kangile. Tiit alustas 135 pealt ja 155 oli tema eelmise aasta tulemus, kuid ütlen teile kohe ära, et Tiidul oli alles hiljuti käevigastus, kuid treener andis nõusoleku, et ta võib tulla siia täna võistlema ja Tiit annab endast parima, et siis 150 kiloga siit üles tuleks, kuid talle pakub konkurentsi ka Kaido Kuusik, kes pani 2,5 kilo natuke üle 150, siis raskus on valmis, ütleb kohtunik. Kas tuleb Tiidul 150 kilo ülesse ja kas Kaido Kuusik lööb ta tulemuse üle? Elame kaasa! Davai Tiit, kodus puhkad! Tuleb ära! No nii, Tiit Kallavus! Läheb! Üleval 150 kilo ja kohtunik loeb selle tulemuse ära. Suur aplaus! Kõige tugevamad mehed kõige lõpus teevad suuri tulemusi, kuid nüüd Kaido Kuusik 152,5 kilo. Kui Kaido selle üles tõstab, on Tiit teisel kohal ja Kaido on võitja täna. No nii. Vaatame, päris põnevaks on läinud 100. Ja viimane katse tõepoolest.
Kaido Kuusik eelmine aasta osa ei võtnud põlvevigastuse tõttu, kuid sel aastal on ta tulnud siia näitama, mida ta suudab ja 152,5 kilo on kohtunik nõus, et on kangil. Elame kaasa, kõige viimane katse, 3. katse, 152,5. Tuleb, Kaido. Tuleb. Ettevalmistused käivad. pool kilo palgil. Põlvedelt rinnale ja kas tuleb üles? Aeg on. No nii, Tiit siin ka pöörab natuke selga juba, ei taha vaadata, kas tuleb ära. 20 sekundit aega. Elame kaasa! Kaido tuleb üles ära, surume ära üles. Tõuge! Nii, aeg. Suur aplaus ja siin on mehed omavahel, soovivad üksteisele õnne. Tänane võitja Tiit Kallavus. Suur aplaus. Ja esikoht, suur aplaus, just hetk tagasi Marika Silm tõstis meie ees ka meestepalgi üles, kuid võistluste võidutulemus on 67,5 kilo. No nii, siit tuleb karikas ja auhinnad, et nagu öeldi, mitte keegi tühjade kätega siit ei lähe. Suur aplaus naistele, kes tulid ja tegid ära selle. Eesti meister selle aastane, kui ka Eesti rekordi omanik 107,5 kilo, tõeline tank ja eesnimeks Markus Tank. Teie ees on mehed, kes kõik tõstsid Eesti rekordi üle. Ja uus Eesti rekordi omanik on Markus Tank. Suur aplaus talle! ...107,5 kilo ja biitsepsi pildid muidugi, poisid. See on ilus pilt. Tehke nüüd Romekile ruumi, sest Romek surus 140 kilo ja on veteranide võitja. Romek on samamoodi tuntud Eesti rammusportlane ning häid tulemusi teinud ja mul ei ole mõtet hakata ette lugema, mida ta kõike saavutanud on ja ma arvan, Eestis ei ole võistlust, kus ta ei ole figureerinud ja suurepäraseid tulemusi teinud. Ning mida alati rõhutatakse, meie star DJ, meie rammumees Kristo Rääbis. Aplaus, sest tema suutis suruda samamoodi 125 kilo, kuid kehakaalu järgi on tema selle kategooria võitja. Suur aplaus võistlejatele. Ja nüüd tänase päeva kõige kõvem vend, Tiit Kallavus. 150 kilo. Meie suur rammuspordi entusiast, kes tahab selle ikkagi Eesti, väikse Eesti ka suurele maailmakaardile viia.
absoluutne parim palgisuruja sel aastal Eestis. 150 kilo. Tiit, sa tulid alles hiljuti käeoperatsioonilt. Mis sul juhtus täpsemalt? Eesti meistrivõistlustel läks biceps ja rebenes nii hullust, et oli operatsiooni vaja. Ja ma mõtlesin tükk aega, et kas ma tulen siia või ei tule siia. Trennis sain proovida ja kuna biceps ei lubanud rinnale võtta, siis sai Rauno Heinla abi kasutatud ja ta õpetas mulle palgi rinnale võttu niimoodi, et ma ei peaks bicepsit kasutama väga palju. Tänu temale sain nii-öelda võistlustele tulla. Aga kuidas sa tunned, et kas täna see koormus liiga ei teinud või sellele vigastusele käsi saab rahulikult taastuda? Ma ei usu, et tavaline võistlus nii-öelda, et ma piitsale väga palju liiga ei teinud, et kogu surumine oli nagu mugav ja tugev, et vana vorm oli alles ja selle pealt ma tegingi tulemuse.